Tere! 4. osa konstellatsioonidest. Ma tahtsin selles osas rääkida natukene sellest, kas kõik inimesed vajavad konstellatsioone. See on sama hea küsida, kas kõik inimesed vajavad teraapiat. Kindlasti mitte. Aga konstellatsiooni ja ka teistesse teraapiatesse on mõtet tulla siis, kui sulle tundub, et sa käid mööda ringi mingisuguse oma probleemi lahendamisega. Sa tahad leida vastuseid millelegi, sa tahad leida lahendusi, aga sa ei suuda seda. Me kõik koosneme programmidest ja see on hea. Aga kui mingisugune programm kuskil annab häiret, siis see ongi tegelikult see trauma koht, mida konstellatsioon aitab tervendada või mõni teine teraapiavorm. Nii et see, kes tunneb ennast täiesti tervena, kelle elu on enda arust korras, siis elagu rahulikult ja õnnelikult edasi. Selliseid inimesi on väga palju, õnneks. Aga kui kellelegi näiteks meie lähedasele tundub, et meiega ei ole asjad korras ja ta ütleb, et nii, sul on nüüd tarvis kuskile minna ja käi nüüd kindlasti ära, siis teise inimese soov siin arvesse ei lähe. Me peame arvestama iga inimese enda vaba tahet. See, et see süsteemne meetod toimib, see on kindel. Kas seda vajavad kõik? Kindlasti mitte. Ja kas see on kindel? Ei ole mõtet tulla konstellatsiooni ja minna ka teistesse teraapiatesse juhul, kui sa ei taha oma probleemist vabaneda. Sellepärast, et selles probleemis olemine on tegelikult ohvri rollis olemine, mis annab võimaluse nautida teiste inimeste huvi ja tähelepanu. Kui meil on oma probleemiga, oma sümptomiga väga hea olla, me saame välismaailmast tähelepanu, meile tänu sellele pööratakse tähelepanu, sest muidu me võib-olla ei ole kellegi jaoks võib-olla olulised ja ei taju muul moel oma väärtust, siis need inimesed, ütleme niimoodi professionaalsest vaatenurgast vaadates vajavad küll abi, aga neid on väga raske aidata, sest nad ise seda ei taha. Juhul, kui tekib see tunne, nii, minul on midagi vaja nüüd kuskil milleski selgusele jõuda, midagi vaja nagu korrastada enda elus, siis toimib konstellatsioon nii, et keegi teine saadab kellegi ja ütleb, et käi ära, sul on seda vaja ja inimene ise tuleb kuidagi vastu tahtmist, sellepärast et kästi tulla, sellisel juhul see konstellatsioon läheb küll mööda külgi alla ja vajalik ta kindlasti ei ole. Nii et ainult enda suur tahe midagi oma elus muuta annab võimaluse konstellatsiooni kaudu oma probleeme lahendada. Siis ma tahtsin natukene veel rääkida teemadest, millega konstellatsioon tegeleb. Konstellatsioon on ausalt öeldes niivõrd kõikehõlmav meetod, et neid teemasid või olukordi, millega konstellatsioon saab aidata või millistes küsimustes vastuse anda, on päris palju. On olemas lausa sellised nii-öelda väljaõppeliigid, mis ma olen kõik läbinud, on perekonstellatsioon, on olemas organisatsiooni ja ärikonstellatsioon ja on olemas struktuurne vorm, struktuursed konstellatsioonid. Ehk siis selles esimeses süsteemses perekonstellatsioonis me vaatamegi kõike nii-öelda perekonnaga toimuvat, perekonnaga seonduvat, kui meil on oma perekonnas probleeme, suhetes probleeme oma partneriga, oma lastega, oma vanematega. Meil tundub, et me tassime endaga kaasas mingit mineviku koormat, millest me ei oska kuidagi vabaneda. See koorem nii-öelda kas tõstetakse meile õlule või me võtame selle ise vabatahtlikult kanda, tegelikult puhtast armastusest ja lojaalsusest. Küsimus, kas see meid enam nagu selles elus teenib või mitte, kui see on kellegi vana oma nii-öelda aja ära elanud minevikku jäänud kogemus, siis kindlasti mitte, sest see takistab meie elu. Kui küsimus puudutab selliseid suguvõsa, perekonna ja suhete valdkonda, siis saab
süsteemse perekonstellatsiooniga olukorda selgust tuua. Siis on olemas struktuursed konstellatsioonid ja struktuursed konstellatsioonid on nagu mitteisikulised, ehk siis perekonstellatsioonis me tõesti paigutame väljale emad, isad, vanaemad, vanaisad vastavalt sellele, kuidas konstellöörile nagu välja pealt see pilt paistab ja millist infot klient ise annab selles küsimuses. Siis need on sellised nagu isiksustatud tegelased, isiksustatud funktsioonid. Aga kui me räägime struktuursest konstellatsioonist, siis see maailm on maru huvitav ja väga-väga mitmekülgne. Ja seal me kasutame mitte isiksustatud elemente, seal võib siis lahendada küsimusi seoses sümptomitega, terviseprobleemidega, vaadata, kust need pärinevad. Väga tihti nad tulevad muidugi pereliinist, aga lihtsalt kui me paneme väljale sõnad tervis või haigus või sümptom, siis sellel ei ole sellist nagu isikut hetkel taga, nii et need on ebaisikulised justkui funktsioonid. Mis veel on võimalik vaadata? Näiteks kui uskumused, kindlasti väga sellised juurdunud uskumused, rahaga seotud töö, sellepärast et rahaga on seotud meil väga palju uskumusi, väärtushinnangutega, mis on tegelikult nagu seisundiga töö. Kui me vaatame olukorda näiteks, kus on sellised korduvad unenäod või üleüldse unenägu, mis on väga meelde jäänud, võib-olla ta ei kordu, aga kui korduvad unenäod, siis seda nimetatakse, et need on süsteemsed unenäod, aga kui on väga selline kas ehmatav või selline erakordselt eredalt meelde jäänud unenägu, siis ka sellel on alati mingisugune sõnum. Nii et võib vaadata, mida alateadvus on sulle une ajal tahtnud öelda ja kuidas see olukord võib-olla lahenes sinu jaoks juba unes ära, et see ei tuleks kaasa igapäevaellu. Nii et selline unenäo sõnum on väga huvitav. Siis kes tahab näiteks loomade sümptomitega tegeleda, on ka väga efektiivne meetod vaadata näiteks, miks koer on kellegi peale agressiivne, mingisuguse naabri peale näiteks haugub teise naabri peale, teist ei tee nägemagi või miks nad omavahel ei klapi. Siis on väga põnev olukord see, kust me tegelikult väga tihti nagu, kust me oma programmid ja mustrid ja uskumused kõik üles korjame, on tegelikult meie muinasjutud, kuuldud lood, nähtud filmid ja see, mis on meie mälusse ja alateadvusesse talletunud. Ehk siis, kui sa mõtled näiteks selle peale, mis on su kas lemmik muinasjutt või lemmikjutt või mingisugune tegelane mingist filmist, mingisugusest raamatust, muinasjutust, kellega sa ennast kõige rohkem samastad, siis väga tihti sa võid vaadata, kui sa hakkad nagu süvitsi olukorraga tutvust tegema, sa võid näha, et sa liigud mööda väga sarnast stsenaariumit, mida sa nägid kas filmis või mida sa kuulsid lapsena muinasjutus. Ja see vägagi paneb siis aluse sinu elustsenaariumitele. See, mida sa lapsepõlves kuulsid, väga huvitav on tegelikult mingisugusest oma uskumusest või mingisugusest programmist ennast lahti ühendada, kui sa saad lõpuks näiteks aru, et see muinasjutt või see lugu, mida sa oled endaga lapsepõlvest saadik kogu elu kaasas kandnud, on tegelikult määranud väga paljust su elu, aga see lihtsalt sulle enam ei sobi. Nii et väga põnev töövorm, mida saab küll harva teha, aga igatahes ma olen oma praktikas iseenda jaoks väga huvitavatele järeldustele jõudnud, huvitavaid leide teinud ja ise me seda teha ei saa. Kõige huvitavam ongi nagu tulla konstellatsiooni ja näha seda teiste inimeste vahendusel, mis reaalselt sinu alateadvuses toimub, sest me oleme kõik ühendatud ühisväljas, morfogeneetilises väljas ja info on olemas. Info ei ole peas, info on väljas, meie ühisväljas. Ja selle info suudavad asendajad väga kenasti üles korjata
ja sulle justkui nagu taldrikul ette kanda, et vaata nüüd, millega see on seotud, sest ise sa sinna ei kaevu. Meie alateadvus paneb sinna ette plokid, et nagu mitte väga muuta seda situatsiooni või olukorda, millega sa juba oled harjunud. Väga huvitav töö, mida ma hiljuti sain teha, on keha, hing, vaim. See, kui sa tunned näiteks, et sa oled kuidagi kas hõljud pilvedes või ei suuda maanduda või sul on, sa ei tea, mida su hing tahab, siis me ei ole ju lihtsalt keha siin inimesena, eks ole, et me oleme palju enamat. Et meil on meie hing, meil on ka vaim ehk meie kõrgem mina ja selleks, et elada harmoonilist elu, on tarvis, et need 3 osa oleksid omavahel ka kooskõlas, sest väga tihti me näeme seda, et kui me paneme väljale need figuurid, keha, hing, vaim, siis nad ei ole teineteisega ühenduses, nad ei vaata teineteise poole, nad on täiesti kuidagi lõhki kistud ja see on ka selliste traumakogemuste tulemus, kus oli mingil hetkel liiga valus. Aga lihtsalt selle valuga terve elu elada pole nagu suurt mõtet, kui sa tahad, et su elu oleks täisväärtuslik, kui sa tahad, et oleks tähenduslik sulle. Ja sest meie elu mõte on ju tegelikult selles, et luua väärtust siia maailma, mitte kannatada siin. See kannatuste ajad on läbi saanud. Nii et ma ütleks nii, et kui vanasti arvati, et psühholoogi ja psühhiaatrite juurde tulek on justkui nagu viimane häda selles, et sa oled juba nagu ühiskonnale ohtlik, siis varsti ma arvan, et on väga sellise psühholoogi või konstellööri või terapeudi külastamine täpselt sama loomulik kui maniküüris kellelgi käimine või kosmeetiku juures või massaažis käimine. Ehk see on samamoodi hoolitsemine oma keha ja hinge ja vaimu eest. Nii et võib-olla siis sellega ma täna lõpetan ja toonitan veel kord siis, et kõik ei pea kindlasti konstellatsiooni tulema, kõigile see ei ole vajalik, aga vajalik on ta kindlasti ja kasulik nendele, kes soovivad oma elus mingisuguseid muutusi korda saata, aga nad lihtsalt ei näe praegu hetkel võimalust või väljapääsu, kuidas seda teha, kuhu suunas liikuda, sest seal alati on mingisugune põhjus. Ja unustasin siis mainida, et on olemas ka siis organisatsiooni ja ärikonstellatsioonid ka ja need on ka väga huvitavad, et siin võib vaadata näiteks, kuidas sa suhestud, kui sul on probleem oma juhiga. Näiteks, kui sa oled alluv ja sa ütled, et juht on igavene paha inimene, on ju, et meil on pidevalt konfliktid, siis tule konstellatsiooni või kui sul on näiteks kolleegidega pidevalt, sa satud mingisuguste probleemide rägastikku ja tunned, et sind kuidagi seal ei väärtustata või tõrjutakse, siis tegelikult küsimus on ikkagi sinus endas. Sinus sees on see tunne, et sa ei väärtusta iseennast, sa ei ole päris tõeline sina, sest su sees on mingisugused takistused ja mingisugused plokid, mis ei lase sulle endana välja tulla. Kui sa oled alluv, siis sa pead andma aru endale, et sa tulid töökohta, kus sul on juhid ja juht on see, kes annab sulle korraldusi, ehk siis on vaja eraldada ja eristada juht sellest, keda sa sinna peale projitseerid, sest väga tõenäoliselt, kui sul on meesjuht, siis sa võid seal näha oma isa, kellega sul suhted korras ei ole, kui sul on naisjuht, siis sa seal võid näha oma ema. Nii et tuleb maha võtta projektsioonid ja sul on tööl käia hoopis rahulikum. Kui on enda isiklik äri või business, siis võib väga edukalt vaadata konstellatsioonis seda, kuidas suurendada sissetulekuid, kuidas leida kliente, kus on takistused, miks mina ei näe kliente ja miks kliendid mind ei näe, kuidas teha niimoodi, et minu toode oleks nähtav, kuidas määrata hinda, kuidas luua väärtust oma tootele. Oluline on näiteks oma äride puhul eraldada
ennast ja sellest, mida sa pakud. Ehk siis meil on näiteks väga raske panna oma tootele hinda, kui me samastame selle toote iseendaga, sest endale me hinda panna ei saa. Endale me oleme ikkagi väärtused, no nii väärtuslikud, et me ei saa kellele oma olemusele justkui hinnalipikut külge panna. Aga see toode, mida me pakume, või see teenus, mida me pakume, see ei ole sina. Ja vot sellele on võimalik, kui sa lood seda väärtust, kui sa väärtustad ennast, siis sa lood ka väärtusliku toote, kellegi jaoks väärtusliku toote. Loomulikult on igal inimesel on täiesti oma sihtgrupp ja vot seda sihtgruppi näiteks võib äri- ja organisatsiooni konstellatsiooniga väga hästi välja peilida ja vaadata, kus on need takistused, et nii-öelda klient ja tarbija näeksid siis seda, kes seda teenust pakub. Äriküsimustes veel, kuidas seal süsteemides, kes kellega suhestub, võib-olla kui on seal ettevõtte looja ja ettevõtte juht ja siis veel väga sellised kõrgel ühesugusel nii-öelda hierarhia astmel olevad figuurid, näiteks mingis ettevõttes juhtivatel kohtadel, aga seal on ka mingisugused konfliktid või arusaamatused või midagi seal ei laabu, siis peaks vaatama ja saab seda vaadata ka, et kus on jälle mingisugune struktuur, mingi süsteem natukene rikutud, sellepärast et kas selles süsteemis on väga paljuski toimiv reegel see, et kes tuli enne, sellel on rohkem õigusi. Kui me hakkame sellise nii-öelda viimasena tulnud juhina hakkame nina tõstma ja ei austa justkui seda, mis on varem tehtud, siis me satume konfliktidesse seal, nii et seal on ka oluline eraldada ja eristada seda, kes tuli varem, kes on oma positsioonilt kõrgem, kellel on rohkem kogemusi ja kes panustab sellesse ettevõttesse rohkem, nii et see olukord nende äri- ja organisatsiooni ettevõtetega on ka võimalik väga kenasti nii-öelda üle vaadata ja vaadata, miks siis selles süsteemis on probleeme. Sellega ma vist täna lõpetangi. Ehk siis ma tõin välja seda, millistes teemades võib otsida abi konstellatsioonist, milliste teemade puhul aitab konstellatsioon kui süsteemne teraapiavorm. Nii et kellel on huvi, kellel on vajadus, siis tere tulemast konstellatsiooni. Ilusat päeva!